Tere hommikust kõigile! Just see nädalavahetus ma käisin ühel siuksel nii-öelda väiksel minipuhkusel, kus ma olin teiste kristlastest noortejuhtidega, siuke pisikene grupp. Olime ühes palkmajas, siukene ilus tiigikene oli seal ees ja hästi mõnus aeg oli seal ja laupäeva hommikul enne, kui me ära hakkasime sõitma sealt, siis me võtsime kõik siukse aja, et olla üksi Jumala ees. Igaüks läks kas kuskile jalutama, seal oli meri hästi lähedal või selle hoovi peal seal või majas sees, et igaüks läksime, võtsime aja. Ja ma olin ühe siukse mänguväljaku moodi, ühese plate peal, ma olin pikali, vaatasin taevast ja ma ei tea, kas ka teile, aga Jumal räägib mulle hästi tihti läbi looduse. Ja sellepärast mulle meeldib käia jalutamas üksi, et siis ma näen ja kuulen kõike seda, mida Jumal tahab mulle öelda. Ja Jumal rääkis mulle, et meie peame olema valguseks. Ja me peame olema valguseks ka mitte ainult siin koguduses, vaid ka väljaspool kogudust. Oma tööl, oma kodudes, koolides, lasteaias, sõprade keskel, sugulaste keskel. Ja see tundub nagu lihtne asi. Me peame olema valguseks. Aga me ei saa olla valguseks, kui meil endal ei ole valgust, mille peale me vaatame, kes on meile valguseks. Ehk siis Jeesus. Ja tänasel hommikul lihtsalt võib-olla see ülistus on siukene, ei ole nii kiired ja nii siuksed hüplikud lood, on siuksed rahulikumad, aga need on sügavad. Ja tänasel hommikul ma julgustan sind tõesti olema Jumala ees avatud. Võib-olla isegi sa ei pea laulma kõiki neid laule kaasa, võib-olla sa ei saa nendest sõnadest isegi täpselt aru, aga ole lihtsalt Jumala ees avatud ja fokusseeri ennast nagu tema peale. Sest tema on su valgus. Ja kui sinul on valgus, kelle järgi sa käid, kellelt sa õpid, siis sa saad olla ka valguseks teistele. Ja jagada seda valgust ja seda rõõmu. Sest et Jumal rääkis mulle, et maailmas on nii palju inimesi, kes vajavad seda valgust. Kes on kuskil pimendas, kes on üksi, mõtlevad, et mitte kedagi ei ole nende kõrval. Et nii palju on neid inimesi. Ja nii oluline on näidata neile, et saab ka teistmoodi. Tõuse, kui sa jaksad. Ja tõesti lihtsalt avama süda Jumala ees ja kuula, mis tal sulle öelda on.
et sina oled meie kindel kalju ja me saame sinule loota igal ajal. Kui meil on raske, kui meil on head ajad, ma tänan, et sa oled alati kuulamas ja sa oled alati vastamas. Palun õpeta, et me võiksime kuulda, kui sa vastad. Me võiksime näha sind igal pool meie ümber. Halleluja, isa. Kui on raske
sind vajan rohkem veel. Jeesus, tänu sulle. Halleluuja, tänu sulle, isa. Halleluuja, halleluuja. Jumal on imeline. Jumal on imeline, halleluuja, halleluuja. Halleluuja. Tänu Jeesus. Aitäh ülistajatele. Väga tore on näha kõiki Jumala kojas. Amen. Halleluuja. Võite julgesti tulla siia poole ka istuma või? Kus iganes, sealt taga, kas sa näed üldse? Läbi lillede näed, jah? Okei. Ja, okei. Ja räägi seda selle mehele seal taga. Amen. Aga igal juhul tere tulemast kõigile ja nii hea on näha sellel kallil pühapäeval, kus jälle Jumala rahvas võib tulla kokku lähemalt ja kaugemalt. Ma vaatan, meil on siin lõuna poolt ja põhja poolt ja oi, kui kauge saare pealt meil on, Inglismaalt on ka rahvast. Halleluuja. Aino ei ole tegelikult Inglismaalt, ta on siit, aga ta on jäänud sinna vangi mõneks ajaks, aga tänu Jumalale, et vangid saavad ka vabaks lõpuks. Halleluuja. Me ei tea siin enam koroonast juba ammu midagi, kui muu maailm veel on lukustatud. Ma rääkisin eile ühe oma tuttava piiskopiga, tema elab Ugandas ja tema ütles, meil on kõik lukkus alles, me oleme täiesti tubades kinni ja meil enam uudistes ei räägita koroonast, et me oleme juba, et Jumal on teinud imesi. Ma ei väsi seda rääkimast teile, et tegelikult see, mis Eestis on toimunud selle ajas, see on Jumala ime. Me vahest ei taju Jumala imesid, me mõtleme, et see on nii loomulik ja no nii ongi. Aga ei ole. Tänu Jeesus. Oleme tänulikud Jumalale selle eest, et me võime täna tulla kokku füüsilises mõttes, mitte ainult netis, aga ütleme ka tere tulemast teile, kes netist vaatavad, mõned vaatavad meid kaugemalt, mõned lähemalt. Ma tean, et meil on palju välismaadelt ka vaatajad, nii et kõigile tere tulemast. Ole põnevil sellest, mida Jumal hakkab tegema. Amen. Aga meil on mõned inimesed, keda me tahaks õnnitleda. Ümbrikuid ei ole minu käes. Nii, okei. Täna on kuu esimene pühapäev muuseas ja täna on need samad asjad, mis meil ikka kuu esimesel pühapäeval on. Meil on leivamurdmine, kus me mäletame seda, et Jeesus suri meie eest, oli 3 päeva hauas ja tõusis üles. Halleluuja. Tänu Jeesus. Ja siis meil on veel ka söömine, mida perenaised on seal teinud ja seal on nii maasikad kui salatit kui kõike muud, kohvi ja saame olla osaduses ka pärast seda, et see on nii hea aeg. Aga võib-olla teeme ka seda ennem, et võtame lihtsalt korjanduse üles, mis meie ikka oma koosolekutel teeme. See on selline viis kristlaste vabatahtlik korjandus. Keegi ütles mulle niiviisi. Ma tuleksin küll kogudusse, aga ma ei tule sellepärast, et seal võetakse korjandust. Ma räägin teile päris tõsiseid lugusid, mis on elust enesest. Ma ei liialda. Ma ütlen jällegi veel kord, et võib-olla sa oled ka täna siin esimest, teist, kolmandat korda või on sul selline mõte, harjuta ennast sellega, et sa ei pea midagi tegema. Võid rahulikult lasta selle mööda endast. Kui ma tean, mõned annetavad ka panka, võite annetada panganeti arvetele, võite anda sularaha, mis iganes, aga see, et see korjandus täna ringi läheb, ei tähenda mitte seda, et sa pead sinna midagi panema. Ma tean, et võib-olla naabri surve on sinu peal, et ühed silmad vaatavad, no mina panin nii palju sina paned. Et see on selline eestlase moodi, et naabrist rohkem, on ju, naabrist parem. Naabrist rohkem, naabrist parem, naabrist ilusam. Aga see ei ole mitte Jumala koguduse komme. Nii et rahulikult võid selle mööda lasta, õnnistada teisi, kes on pannud. Halleluuja. Ja saadame selle ringi. Kuni see ringi läheb, siis meil on mõned õnnitlemised täna. Ja Liliana tuleb ja tema täpselt teab, keda õnnitleda, kui palju. Vitsa Kimp. Jaa. Ma nüüd päris täpselt, kui ma ka ei tea, aga vaadake, kui ilus on.
Nii, aga kõik, kellel on juulikuus sünnipäev, võivad siia ette tulla. Pulma aastapäev, sünnipäev. Ma tean, täna on ühel, kindlasti. Nii, tulge. No näed. Hoi, tulge, istuge ja seiske siia ette ilusti, tulge. No näed, vaata kui kenna. Teil on pulma aastapäev või? Wow, väga hea. Sina oled ka, mine sinna. Mine. Ei kuule sõna. Täna laulan mina. Nii. Õnne soovime teil, palju õnne, õnne soovime teil. Ja nüüd ma olen austusväärselt tagasi. Jaa, ma tänan, sina pead ka siia ette tulema, sest sa lõpetasid kooli, selle ma unustasin ära. Eelmine kord me õnnitasime, aga lilled jäid andmata sulle, nii et nüüd sa saad need ka, aga vau, kui pikk rivi. Kui ma nüüd võlgu kellelegi jään, siis ärge muretsege, ma heastan oma võla kuidagi moodi. Nii et, aga nii, teile on mul üks väga hea kirjakoht. Mul ei ole ühtegi piiblit. Hea küll. Piibleid on palju, andke mulle üks piibel. Mul ei ole paberist piiblit kaasas, aga mul on teile väga hea kirjakoht. Nii. Ei, ära muretse. Kuigi ma tean seda peast ka. Hebrea lastele 13 ja 5. salm. Ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Ta on ütelnud seda ja pea seda meeles, ta ei hülga sind, ta ei jäta sind maha. Ma tean, neid hetki ja olukordi tuleb meie elus nii palju, kus ma mõtlen, kõik on mind maha jätnud. Ma olen nagu 5 radas valkral. No mida asja mina siin hing teen? Aga tema ütleb sulle, ma ei ole hüljanud sind, ma ei ole sind jätnud maha. Jäta see meelde. Ja see on üks kirjakoht, mis mind on näiteks edasi aidanud igas olukorras. Nii et kui palju kordi mina oma elus olen tegelikult tahtnud ütelda, et ma lõpetan ära, ma jätan maha, ma jooksen teisele poole. Aga Jumal on ütelnud, et ma ei hülga sind, ma jäta sind maha, ma viin sind läbi kõigest. Ükskõik, mis sinu elus tuleb, ma viin sind kõigest läbi. Halleluja, Jeesus. Ja ma tänan sind, issand, et sinu vaim hingab nende kallite peal, ka minu peal. Amen. Ja ma tänan sind, et sa juhatad ja sa õpetad. Halleluja, igas olukorras, kõiges, mis nad teevad. Nad võivad sellest läbi minna püsti peaga ja Jeesus sinu poole vaadates. Mitte maha vaadates, vaid sinu peale vaadates, sest abi tuleb sinu käest igal hetkel. Halleluja, Jeesus. Tänu sulle. Amen. Nii. Ma vajan siia. Nii ma tulen mul appi. Nii. Oota, mis nüüd saab? Hoia, vähemalt hoia. Ma annan selle kimbu ära. Kõigepealt. Siis ma saan, mul on 2 kätt vabad. Palju õnne. Kooli lõpetamise puhul, palun, me jäime sulle võlgu, palun. Nii, ja nüüd, need on pulma aastapäevad. Paarid on kindlasti siin, nii et, ja siis ma annan palju õnne. Palun, teil on pall ja lapsel on sünnipäev. Minul on ka sünnipäev. Sinul on ka? Meil on pulma aastapäev. Teil on pulma aastapäev, saate. Nii, palju õnne. See anna lapsele. Kus ta sul iganes on? Palju ja pulma aastapäev ja sünnipäev ja... Nii, ai, palju õnne, ära muretse. Aga kui jätku. Palju õnne. Nii, vau. Täna oli tõsiselt pikk rivi meil.
tõeliselt pikk rivi ja anname ühe hea aplausi veel üheskoos kõigile. Amen. Nii tore tähistada üheskoos neid päevi ja aegu, mis on meie elus verstapostid. Amen. Nii, nüüd on järgmised, kes siia ette tulevad, lapsed. Ainult lapsed, mitte jumala lapsed. Ainult lapsed, kes on päris lapsed. Nii, tulge siia. Tulge siia, vot nii. Näed, on veel lapsi sealt tagant tulemas. Ja, näed. Tore. Jaa, no nii. Halleluja. Tõuseme veel kord püsti. Ma tean, täna on selline püsti istuma koosolek, aga halleluja. Isa, me täname, et me võime õnnistada neid armsaid lapsi, kes siin täna ees seisavad ja isa, et kui nad lähevad lastetundi ja neile õpetatakse Jumala sõna tõdesid sellel tasemel, kus nemad täna on oma kasvamises ja arengus, isa, et nagu su sõna ütleb ka, et kui nad õpivad midagi noores eas, siis see eluski ei lahku nendest ja Jumal, me palume seda täna, et nende sisse võiks saada istutatud sinu sõna tõed. Sinu vaimsed tõed, Jumal, et nad võiksid käia nendele, et nende jalad ei lahkuks sellest mitte kunagi, isa. Õnnistame neid täna Jeesuse nimel. Aamen. Aamen, lapsed. Olge tublid, olge õnnistatud. Aamen. Nii, aga meil veel ei lõpe kõik see asi. Õnnitlused või kuidas öelda. Meil on täna üks paar siin, kellel on üks väga tore sündmus toimunud eelmisel nädalal. Ma ei tea, millal täpselt, eks nad ise räägivad, ma kutsun nad siia. Tulge siia. Palun. Jah, Eliis ja Alex. Neil on midagi öelda meile. Nii, tulge üles võib-olla. Tulge üles, siis kõik näevad teid. Nii, ütelge, mis juhtus. Ma ei teagi, mis ühesõnaga. Jah, juhtus nii, et oli tegelikult eelmine pühapäev me kihlusime. Ma ei tea, kas nad midagi meelitama. Jah, ma ei oska midagi rohkem öelda. Vara veel, aga tõuseme veel kord püsti ja palume nende üle tõesti ühte Jumala õnnistust, et see tutvumise, see protsess, see kihlumise teekond võiks olla neil Jumalast määratud ja õnnistatud ja tõesti, halleluja. Isa, me täname sind nende armsate eest, kes on teinud selle otsuse, et hakata üheskoos liikuma selle poole, et oma elud ühendada. Ja kui nad kuulutavad välja ka seda, et see, et nad istuvad teineteise kõrval või käivad koos kuskil, siis see tähendab seda, et nad on ühe otsuse teinud. Ja Jumal, me õnnistame seda otsust. Me palume tõesti, et nende tee, nende tutvumine, nende kõik see, mis peab tulema esile, Jumal, nende kokku kasvamine ja teineteise tundma õppimine ja mis iganes peaks toimuma. Jumal, et see toimuks sel ajal. Jumal, me tänan, me võime neid õnnistada. Isa, sa ütled oma sõnas ka niivsi, et see on üks imeline teekond, mis on ühel noormehel neiu juurde ja Jumal, sa teed kõik asjad imeliselt. Ja me täname, et kogudusega me võime ka kanda neid, julgustada neid, õnnistada neid sinu nimel, Jeesus. Amen. Amen. Halleluja. No nii, kas kellelgi on veel mingi tähtpäev? Teeks juba kõik korraga ära. Aga ma arvan, et kas me korrandus juba võtsime või? Aga võtan veel. See oli nii ammu. Teated, teated on need, et meil on siis kolmapäeval jälle naistekas ja palvekoosolek nagu ikka, kell 5 ja kell 7. Noorte koosolek teil on? Kindel ei ole, et vaadake siis lehekülge. Nii, aga nüüd on meestekas on. Meestekas on teisipäev, just, kell 7. Meestekas on, mul läks meelest ära, Tanel, tule siia. Tanel räägib midagi, mis toimub. Kõige tähtsam üritus meestekas. Naised nagunii kogu aeg koos käivad, räägivad igal pool, nii et meestekad kokku saavad, see on sündmus. Teisipäeval kell 7 meestekas. On kuulda ikka, jah? Okei, ma mõtlesin, et need mehed keerasid mu maha ära, et siis.
et ma tahtsin panna südamele igale ühele, kes siin viibivad ja eriti naistele. Et kui me meestekatega alustasime, siis me mõtlesime, no Romka ja Neemo ja Rünno, et mina, et võib-olla kui mõni mees veel juurde tuleb, oleks nagu tore vaata, et noh, oleks nagu meesteka moodi. Aga nüüd on niimoodi, et iga kord kuus koos käime, siis üle 10 on olnud 12, 14, 15 järjest koguneb, on ju. Ja tegelikult on siin veel palju vilju, mida noppida, on ju. Te igaüks teate oma tutvuskonnast või oma naabritest mingeid mehi, keda võiks nagu kutsuda siia, on ju. Võib-olla nad ei taha, et tulla kogudusse kohe või nii-öelda täiel rinnal olla kirikus, aga öelda, et meil mehed kogunevad, räägivad meeste juttu, natukene loevad Jumala sõna, arutavad, on ju, palvetavad, et teist igaüks väljakutse see, et võiksite mõelda, vaadata ringi, keda te võiksite siia kutsuda. Ja nüüd üks veel, kui te tunnete, et võib-olla ei taha päris kutsuda või kuidagi nagu ebamugav, siis saatke mulle tema kontakt. Et näiteks ma võin helistada, öelda, et näed, meil kogudusest siin ütles, et äkki ma kutsun siin nagu meile meestekale, on ju. Et sul vaata naaber ütles, et sa võiksid tulla, soovitas, on ju. Mul ei ole absoluutselt mitte mingit piinlikkust tunnet kellegile võõral helistada. Et kui pärast koosolekut, kui te tunnete, et äkki on mõni, keda te võiksite nagu anda kontakti, siis otsige mind üles, on ju, andke tema nimi, telefon, mis iganes, on ju. Ja, Aasa, tahtsid Romkat kutsuda või? Minu kontakti võib korraks panna ekraanile, saate panna või? Siis seni, kuni sa võib-olla veel midagi räägid, saavad üles kirjutada ka, et äkki te isegi häbenete, et mulle praegu tulla rääkima, et siis te saate nagu lihtsalt saata mulle sõnumiga kellegi teise kontakti, on ju. Noh, tänapäeval vaata, keegi enam ei taha suhelda, ainult sõnumeid saata, et oleme noortepärane. Nii, saad kirjutada või? Telefon on 56. Okei, ma lähen ütlen seal. Halleluja, super. Nii, nüüd on veel üks teade ja see on tähtis teade. Me ei ole sellist asja teinud juba 10 aastat vähemasti, aga me oleme mõelnud, et me tahaks teha midagi abielupaaridele. Vaadake, teie, kes te olete vallalised siin koguduses. Vallalised inimesed, nad ikka käivad, uitavad siin ja seal ja käivad siin ja neil on siin põnevaid asju, aga perekonna inimestele, eriti neile, kellel on lapsed, väga kergesti tekib selline ühesugune rutiinne elu. Sa tiksud vaikselt nädalast nädalasse, ikka samad asjad. Aga me mõtlesime, et me teeks sellise väljasõidu, kus me läheks välja sellest sinu tavalisest keskkonnast, lapsed jätaks ka maha ja läheks täiesti eemale ja teeks midagi põnevat, midagi teistmoodi, teeks midagi üheskoos ja oleks koos abielupaaridega. Ja see toimub siis 24 kuni 26. Kui sa saad selle slaidi panna, palun, abielupaaride väljasõidu. Ja meil on juba, tänu Jumalale, meil on pandud kinni 10 paarile ja 8 vist on juba enam-vähem kindlad, jah? Nii et 2 saavad veel. Ruttu. Nii et räägi Lilianale sellest, jah? Kuidas see täpselt käib. Nii et meil on netileht, kodulehelt läheb link, viide, sealt sa saad registreerida, kuhu maksta täpselt näed, eks ole. Ja nii et mis, täna on viimane päev ka veel, oi. Aga kui meie koguduses siin, kes te siin olete, võib-olla ei tulegi täis, et siis ütleme ka kaamerasse seda, et igal juhul need, kes on ka kuskilt eemalt, võite helistada. Vaata kodulehelt kontakte ja ei ole mitte ainult meie koguduse inimestele ja ei ole isegi mitte ainult kristlastele. Mis siis, et inimesed ei ole päriselt pühendanud Jumalale, see võib olla nende inimeste elus just selline algus. Nii et jällegi, nagu Tanel ütles, soovita äkki kellegile, kui veel ruumi on. Nii. Nüüd vist on teated ja õnnitlused ja kõik asjad kõik. Ja tõuseme püsti jälle kord. Ma arvan, vähe aega saate nagunii istuda. Ja palvetame ja õnnistame seda, mida me nüüd vastu võtame. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et me võime tunda rõõmu üksteise eludest.
üksteise verstapostidest ja sündmustest ja tähtpäevadest ja olla koguduses nagu üks pere, aga me täname sind ka selle eest, et me tuleme kokku isegi mitte sellel eesmärgil, et omada sellist sotsiaalset keskkonda siin, vaid me tuleme selle jaoks, et sinu käest saada midagi. Ja Jumal, me palume tõesti, et su püha vaim võiks täna olla ühel erilisel viisil selle paiga üle, inimeste üle, kes siin on, puudutada igat ühte. Jumal, ma tänan sind, halleluuja, et sa aitad meil võtta sinu käest vastu. Jumal, kõneta, ma palun. Mu palve on, isa, see, et sa kõnetaksid inimesi nendes südames. Isa, et sa paneksid põlema valguse. Jumal, et me näeks, mõistaks, saaks aru, mis sinu plaan, sinu tahe on. Jumal, et meil oleks julgust võtta ette, astuda neid samme, teha kõike seda, mida sinul on kavas ja plaanis, sest sul on head mõtted. Halleluuja, nii sa deklareerid oma sõnas. Iga ühe kohta on sul head mõtted, isa. Mitte hävingu, mitte needuse mõtted, vaid õnnistuse mõtted. Tänu sulle, elav Jumal, halleluuja. Aitäh sulle selle imelise hommiku eest. Jeesuse vägeval nimel. Amen. Halleluuja. Tänu Jumalale. Luuka evangeelium, esimene kirjakoht, ma loen sulle 2 kirjakohta alguseks. Luuka 13:23 on sellised sõnad kirjutatud. Siis küsis keegi temalt, issand, kas on pisut neid, kes saavad õndsaks? Aga tema ütles neile, võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest. Sest paljud, ütlen ma teile, püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte. Ja järgmine kirjakoht on umbes samasugune, on Mattuse 7:13. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Ma lugesin seda teist kirjakohta, kui ma olin nagu noorem ja hakkasin piiblit lugema ja ma mõtlesin, et huvitav, miks pärast on neid inimesi vähem, kellele tehakse selline pakkumine. Mine sisse sellest kitsast väravast, käi selle tee peal, sellepärast, et see on tee, mis viib ellu. See on tee, millel on tootus, et see on imeline tee. No miks pärast on neid vähem, kes sealt sisse astuvad ja selle tee peal käivad? Miks neid on vähem? Oled sa mõelnud, miks pärast koguduses on suhteliselt palju vähem inimesi kui kuskil mujal, võib-olla, ma ei tea, mingisugusel rockfestivalil või grillpeol või mis iganes, kus sulle pakutakse ainult maitsvat liha süüa ja siis on kõik. See, mida Jumal sulle pakub, tegelikult on palju enam. Miks neid on vähem? Täna ma olen saanud vastuse sellele. Vahest mõne asja jaoks võtab natukene aega, et sa saaksid vastuse ühele asjale. Ja see vastus on ühesõnaline, see on võitlus. Sellel teel on võitlus. Selle tee peale astumine on juba suur võitlus. Et minna, nagu Jeesus ütles, sellest kitsast uksest sisse. See uks on kitsas, sa pead õlad kokku tõmbama ja kõhu kokku tõmbama ja naised peavad võib-olla kuskilt mujalt kokku tõmbama. Sa ei mahu läbi sealt. See on võitlus, et sealt sisse minna. Mitte su kehakaalu pärast, aga seal on mingid muud põhjused. Seal on võitlus, seal on keegi, kes ei taha, et sa sealt sisse astud. Sa pead astuma sellest sisse võidelda. Sa mäletate, kuidas te tulite usule? Mäletate? Ei ole lihtne. Seal on vaenlane, kes on sulle vastu, et sa sealt tuleksid, et sa annaksid oma elu Jeesusele. Ja see on võitlus. Nii, no me võiksime tegelikult öelda seda, et see ei räägi mitte ainult meie usule tulekust ega usu tee peal käimisest, vaid see räägib tegelikult sellest, et elus on kõik head asjad, kõik õnnistused seotud võitlusega. Ei ole nii, et sa tuled Jumala juurde, võtad piibli lahti, nii palju tõotuseid, ja need tõotused kasvavad sealt nagu roosid välja ja sa lihtsalt nopid neid ja kõik on kena, vaid tegelikult elus, ma räägin ka mitte ainult vaimulikus mõttes, aga ma räägin sulle üldse elus.
kui sa tahad midagi saavutada, siis see on võitlus. Seal on võitlused täna. Ja paljud inimesed näevad, et see eesmärk või see, mida see saavutab, on hea. No iga loll saab aru sellest, eks ole, et Jumala sõna on nii palju tõotab meile, see on hea. Tahaks neid asju saada kätte, on ju? Tahaks Jumala tõotused saada kätte. Elus on nii, et väga paljud inimesed näevad, et keegi on midagi saavutanud, kusagile jõudnud, mina tahan ka. Ja siis ta hakkab minema sinna poole ja tegema ka nagu see inimene ja mõne aja pärast ta lööb käega. Miks? Sellepärast, et võitlus tuleb. Sa pead hakkama võitlema. Sa ei arvanud seda. Meie vahest näeme inimesi, kes on kuhugi jõudnud midagi saavutanud. Me näeme tulemusi, aga meie ei näe võitlust, mida inimene on võidelnud. Meie ei näe, sellepärast, et see on meie silmades varjus, sest võitlus toimub sageli varjatult. Võitlus ei ole nähtav. Kui sa võitled, siis sa võitled sageli üksinda. Sa oled üksi selles võitluses, mida sul tuleb võidelda. Aga tulemusi, kui sa kohale jõuad, kui sa saavutad, siis näevad kõik. Kui palju on sellel inimesel raha ja kui tal on kõik nii hästi läinud elus ja kõik need ilus kodu ja kõik nii. Aga tegelikult see on töö, see on võitlus, see on edasi rühkimine. Armsad sõbrad, teate, tänapäeval me elame sellisel, ma ütleksin, äppi ajastul. Vanemad inimesed võib-olla ei tea, mis see tähendab. Kui sul on nutiseade, siis nutiseade on täis igasuguseid äppe. Ja siis ükskõik, mis asi, uus asi ilmub kusagilt, siis selle tehakse äpp jälle. Ma vaatan, et meie naabri aias liigub see muruniiduk, mis ise ringi ajab seal. Robot muruniiduk ja tead, ma juba kuulsin, et selle jaoks on ka äpp tehtud. Sa istud kuskil diivani peal ja sa kahe pöidlega liigutad seda robot muruniidukit, vaatad, seal puu ümber ei ole aetud, sõidad sealt isi kahe näpuga, okei. Kui sa tahad midagi tahad osta hamburgerit või pizzat, on äpp, lähed, võtad oma pizza äppi, täidad sealt ära, vajutad telli, maksab käes ja iga asja jaoks on olemas äpp. Aga teate, sõbrad, Jumal ei ole teinud äppi asjade jaoks, mida ta sulle on pannud valmis. Sinna sa ei saa äppiga. Ei ole olemas sellist asja. Aga ometi tänapäeva ühiskond, me oleme nii harjunud äppidega, et kui selle jaoks pole äppi, siis me üldse ei viitsigi hakata selle asjaga tegelema. On see äppi ühiskond. Äppi. Kõik peab olema äpitud ära. Ja teate, sõbrad, ma mõtlesin selle peale, et kui see asi oleks lihtne, siis kõik oleksid saavutanud selle. Asi ei peagi olema lihtne. Me vahest arvame, et kõik, mis on Jumalast, peab olema lihtne. Vale vastus. Absoluutselt. Ma täna tahan vaadata sinuga koos Jumala sõna, et meil on võitlus. Ja see on meie igaühe personaalne võitlus. Elu on võitlus. Sellest hetkest, kui sa sünnid, sa pead hakkama võitlema. Võitlema, et hingata. Võitlema, et teha lihtsaid asju alguses. 3 asja, mida beebi alguses teeb, kas tead? See on võitlus vahest tema jaoks. Okei, ma ei räägi sellest. Aga siis elus on nagu 2 gruppi inimesi. Mõned inimesed on sellised, kes on valmis asju saavutama siis, kui asi tuleb lihtsalt kätte. Aga kui on vaja võidelda, siis need inimesed lähevad teatud maa ja siis nad löövad käega ja nad ütlevad, ei, see on liiga raske. Oled sa kuulnud sellist asja? See on liiga raske. Ei, mina ei viitsi seda teha. See nõuab liiga palju tööd ja pingutust ja vaeva nägemist ja unetuid öid ja maksab liiga palju ja nii edasi. Sõbrad, kõik head asjad maksavad palju. Kõik head saavutused, tulemused, nii vaimulikus mõttes, kui füüsilises mõttes, kui elulises mõttes, ongi ainult saavutatavad võitluse kaudu. Sõbrad, täna ma räägin teile võib-olla mõne jaoks uudist. Ma arvasin, et kui Jumal ütles oma sõnas, et ta teeb meile nii, siis see tulebki niisi, nakstigi. No vahest mõni asi tundub küll Jumala sõnas päris lihtne. Näiteks, kui sa loed, Jeesus ütles, paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile. On ju, tundub nagu äpp isegi peaaegu, on ju.
vajuta parema näpuga, vasakuga sinna natuke vajuta enter ja nool edasi ja täida ja kõik ja saada ära ja ongi valmis. Paluge, siis antakse teile. Kõlab väga lihtsalt, on ju. Kes on palunud ja ei ole saanud? Käsi üles. Teate, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa pead võitlema. Amen. Võib-olla uudis teile. Koputage, siis avatakse teile. Kõlab lihtne jälle. Kopp. Mitu korda sa koputad, kui sa lähed kellegi juurde külla? Mitu korda sa annad ukse kella? Enne kui sa minema lähed ja loobud. Amen. Annad üks kord kella, mõni annab 2, mõni annab 3, no 4 on juba väga palju. Siis ilmselt sa arvad, et ta kas ei taha sulle lahti teha või ei ole teda kodus või loobud ja lähed minema. Aga võib-olla see inimene on sügavas unes, tuleb rohkem anda kella. Võib-olla ta on duši all, tuleb anda nii kaua kella, kui ta vee oma kõrvadest välja raputab, eks ole. Ja nii edasi. Meie ei tea, miks mõned asjad elus nõuavad võitlust. Aga sa pead olema valmis võitlema. Sinu sees peab olema võitleja vaim elus. Läbi elu minnes. Ükskõik, mis asjadest. Markuse 4. peatükis on üks huvitav tähendamissõna. Kes teab, mis seal on kirjutatud? Mis tähendamissõna see on? On tähendamissõna külvajast. Külvajas on 4 erinevat põllumaad ja 4 seemet, mida visatakse nende põllumaadele. Nüüd ma vaatan täna seda kirja kohta, ma keeran selle ringi, sest tavaliselt me vaatame lähtudes põllumaa seisukohast. Aga täna ma vaatan seda teksti lähtudes seemne seisukohast. Nüüd esimene grupp, millest Jeesus kõneles, olid need seemned, kes visati tee äärde. Nüüd tee äärne oli selline koht, nendel seemnetel oli kõige suurem oht, et tulevad linnud ja nokivad sealt ära, sest linnud passisidki peale, et kui inimesed kõnnivad, vahest neil midagi pudeneb sealt ja siis nad nokkisid selle ära. On ju? Ja kui me loeme seda teksti, me mõtleme, no jah, ei ole midagi teha, et linnud tulevad ja nokkivadki ära ja ongi kogu lugu. Aga teate, sõbrad, ka tee ääres võib kasvada vilja. Teate, kuidas? Jeesus ütles, et inimesed talluvad selle peal. Kui inimesed kõnnivad seemnete peal, mis on kogemata tee äärde kukkunud, siis nad talluvad selle seemne maa sisse. Ja kui nad talluvad selle seemne maa sisse, siis linnukene ei saa seda nii kergesti kätte. Ja ta võib hakata kandma vilja, mis siis, et ta on tee ääres, ei ole põllu peal. Sõbrad, võib-olla sa mõtled, et ma olen selline nagu tee äärne. Kui ma kuulen Jumala sõna või ma saan midagi Jumala käest või et ma kuidagi annan selle kuradile kohe nii kergesti ära. Ma loobun kohe. Pane tähele, see esimene grupp on sellised, kes loobuvad kohe. Kohe. Enne kui sa jõuad siit uksest välja minna, sa oled juba loobunud. Sa oled see tee äärne. See on selline inimgrupp, kes loobub üsna kiiresti. Aga tead, mida sa pead tegema selle seemnega, mida sa saad Jumala käest? Talla see maa sisse. Nii, et linnukene ei saa seda kätte. Halleluuja. Ja sa võid kanda vilja. Võitle selle seemne pärast, mida sa saad. Ära anna järele. Nüüd teine grupp, kellest Jeesus kõneles, oli kaljune maa. Kaljuse maa probleem oli see, et neil oli vähe mulda. Vähe oli mulda, oli enamasti kalju. Noh, see seeme võiks öelda nii. Ma olen kukkunud kalju peale ja tõuseb päike ja kuum ja mul on vähe mulda, vähe vett. Ma ilmselt olen määratudki surema ja natuke aega ma proovin ja natuke aega ma üritan, aga kalju on. Oled sa näinud puid, mis kasvavad kalju peal? Iisraelis käies, me vahest vaatame, kaljude peal kasvavad suured puud, metsad kasvavad kaljude peal. Nüüd, kuidas metsad kasvavad kaljude peal? Nad ajavad oma juured sügavamale kui tavaliselt. Kui sa oled kaljune maa, siis sinu lahendus, et sa võiksid kanda vilja, on, et sa pead ajama oma juured sügavamale kui tavaliselt. Amen. Jah, see on raske. On palju lihtsam olla selline põllumaa, kus on pehme muld mitme meetri sügavuselt, ei ole üldse probleemi. Aga kui sa oled kalju peal, sa pead ajama oma juured vahest kaljuprakku. Ja teate, kalju sees on vett. On. Amen. Kalju sees on palju vett.
kalju seest tulevad välja allikad. Meil ei ole kaljusid Eestimaal. Me ei tea sellest palju. Aga aja oma juured sügavamale kui muud ja kanna vilja ja ära vabanda. Ma olen kaljupealne. Amen. Ja kanna vilja. Kolmas grupp. See on nüüd kõige raskem grupp. See on seeme, mis külvati ohakate sekka. Ohakate sekka. No, teate, need ohakad, mis on Eestimaal, need ei ole mingid ohakad võrreldes ohakatega, mis on Iisraelis. Need on nii teravad, et sul ei ole mitte mingit võimalust minna sellest ohakatest läbi. Need on nii teravad, et see rebib sind täiesti puruks. Hullult teravad. Nüüd kujutate, seeme kukub ohakate sekka. Ja ohakad tõusevad ja Jeesus kõneles, et nad lämmatavad selle seemne ära. Ohakad kasvavad kiiresti. No mis on lahendus, kui sa oled külvatud keset kurjust, puhast kurjust, kui sinu ümber on ohakad? Tead, millest Jeesus rääkis? Ohakad. Need võivad sind lämmatada, aga tead, mis on lahendus? Kasva ohakatest kõrgemale. Tõuse üle nende ohakate ja sa võid kanda vilja. Halleluuja. Sa ei pea surema isegi siis, kui sa oled külvatud ohakate sekka. Ülemlaul 2.2, mulle meeldib väga see salm. Ülemlaul 2.2. Otse kui lillekene orjavitste keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel. Mõtle, keset ohakaid kasvab lillekene ja ta ei sure ära ja ta ei hädalda, vaid ta võitleb enda eksisteerimise pärast ja vilja kandmise pärast. Sõbrad, see kõik taandub ühele küsimusele, kas sa oled nõus võitlema või leiad sa vabanduse. Inimesi on kahesuguseid. Mõned leiavad vabanduse. Jeesus ütles niiviisi või palvetas oma ülempreesterlikus palves, Isa, ma ei palu, et sa neid võtaksid ära maailmast. Me elame maailmas. Me elame nende ohakate keskel. Me elame keset vägivalda, kurjust, korruptsiooni, kõike seda, rikutust, aga sõbrad, sa võid kasvada üle selle ja elada siin maailmas ja olla valguseks, nagu Eliis siin alguses rääkis. Halleluja. Amen. Hea maa. No heal maal oskab igaüks kanda vilja. Väga lihtne. Seal on kõik olemas, seda kaastetakse, seal on päike, seal on mulda, kuhu juuri ajada, seal ei söö sind linnukesed, sa võid kasvada ja õitseda. Aga teate, mida Jumal sageli, sõbrad, teeb meie elus meelega? Ta loob sind positsiooni meelega, kus sa pead võitlema. Sa ei ole kogemata. Võib-olla sa oled täna oma elus sellise koha peal, kus sa tunned, et sinu elus on põrgu lahti. On võitlused. Sa tunned seda, et lained löövad üle pea. Jumal laseb sind seal olla. Ja sa küsid, miks? Jumal, miks minu elu ei ole kerge? Miks ma ei ole nii nagu see heal maal kasvav seemnekene? Teate, miks? Ma toon sulle sellise näite, mis Eestimaal on väga tuttav, on see, et on kahte liiki puid Eestis. On puud, mis kasvavad metsana. Mets on koos, seal kasvavad puud ja kui tuleb tugev tuul, siis mets toetab, puud toetavad üksteist, nad pidurdavad neid torme ja tuuli ja väga sageli nad on üksteisele toeks tormides. Ja sellepärast mets, mis kasvab, või puud, mis kasvavad metsas, ei saa nii kergesti maha murtud kui puud, mis on kuidagi üksinda. Aga need puud, kes kasvavad üksinda välja peal, jah, neil on raske, sest kõik see torm, see vihm, see tuul, see rahe, see tuleb nende peale üksinda. Neil ei ole kedagi, kes neid kaitseks. Aga tead, mida see teeb nendega? See teeb need puud tugevaks. See puu, mis kasvab üksinda väljal, see puu on tugev. Metsapuud. Kui ümberringi lõigatakse neil puud ära, vaata, kuidas Eestimaal lõigatakse tänapäeval metsasi, hästi palju lõigatakse. Sa näed seda, et kui lõigatakse ümberringi puud ära, väga sageli need üksikud, mis jäetakse, neid murrab torm maha. Miks? Sellepärast, et nad ei ole harjunud tormiga. Sõbrad, Jumal harjutab meid tormiga. See on hea uudis. Miks? See teeb sind tugevaks. See teeb sind tugevaks. Ole rõõmus, kui Jumal laseb sul vahest minna tormisse. Amen.
meil on võitlus, igalühel on võitlus. Nii et ma kordan võib-olla üle, meil on siis 3 nagu sellist etappi. Esimene võitlus on, et minna sisse, et astuda selle tee peale, usu tee peale, astuda asjadesse, mis viivad sinu õnnistusse. Teine on püsida sellel teel. Kui sa oled sisse astunud, oled hakanud minema, et püsida sellel teel. Ja 3. on, et saada kätte. 3 etappi on meie võitluses. Minna sisse, püsida sellel teel ja saada kätte. Halleluuja. Sõbrad, meil on võitlus. Võib-olla mõnele see on uudis. Mõnele võib-olla see ei ole uudis. Mõni inimene elab võitlustest, on harjunud sellega. Ta võtab seda kui osa elust, aga teate, meil on võitlus. Jeesus võitles vaenlasega. Kurat tuli tema juurde kõrbes. Ta tuli teda kiusama. Ja teate, see oli võitlus Jeesusele. See oli tõeline võitlus. Ja Piibel ütleb, et ta võitles sellega seal. Ja samamoodi meie elus ka. Hingevaenlane tuleb vahest meie ellu meid testima. Ta tahab meid panna langema. Aga hea uudis selles on see, et Jumal oma tarkusest ta kasutab isegi vaenlase rünnakuid meie kasuks, et teha meid tugevaks. Halleluuja! Mulle väga meeldib see, kui sa loed seda Jeesuse kõrbekiusatust, on see, et kui Jeesus oli löönud tagasi vaenlase rünnakut, siis vaenlane läks temast eemale mõneks ajaks. Oi, kui hea on, kui vaenlane läheb meist eemale, kas ei ole? Siis me saame teha nii. Halleluuja. Kui me oleme võitluses, siis sa ei saa teha. Siis sa pead võitlema. Halleluuja. Amen. Nüüd ma täna tahan keskenduda ühe piiblitegelase peale, kelle nimi oli Jaakob. Ma tahan sulle natuke täna rääkida Jaakobist. Jaakob oli eriline mees, sest ta oli võitleja. Ma arvan, meil on nii palju õppida ja võtta eeskuju, teha järeled Jaakobit. Ma võiksime nii öelda. Ja vaatame nüüd oma piiblis 1. Moosese 25 peatükk salm 22. edasi ma loen mõned salmid. Nüüd see on enne Jaakobi sündi. Aga lapsed tema ihust tõuklesid ja ta ütles, kui nõnda, mis pärast siis just mina pean see olema. Ja ta läks Jehoovalt küsima ja Jehoova vastas temale, see on siis Rebeka, Jaakobi ema. Ja Jehoova vastas temale, su ihus on 2 rahvast, 2 erinevat hõimu, su üsast alates, üks rahvas on vägevam teisest, vanem orjab nooremat. Ja kui tema sünnitamise aeg saabus, vaata, siis oli ta ihus kaksikud. See, kes väljus esimesena, oli punakas, täiesti nagu karune kuub ja temale pandi nimeks Eesav. Seejärel väljus ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi kannast ja temale pandi nimeks Jaakov või Jaakob eesti keeles, jah. Nüüd, mis on hämmastav selles loos, on see, et see kirjeldab juba Jaakobi elust. Väga vähestest inimestest on kunagi räägitud ennem, kui nad sündisid. Aga Piibel räägib Jaakobist ennem, kui ta sündis. Mida tegi Jaakob ennem, kui ta sündis? Mida teevad need lapsed, looted seal ema ihus? Me ei tea palju, aga me teame Jaakobist. Me teame, et ta võitles oma vennaga juba siin sees. Ja ema tundis seda, ta oli meelehärmis, et mis toimub minu sees. Mingi madin käib, mingi kaklus käib kogu aeg. Poisid, ärge kakkelge. Teate, kuidas, kui teil on poisid kodus, jah, siis vahest vanemad peavad ütlema nii, poisid, olge need ja lapsed, ei tohi kakkelda. Ja, aga Rebekaga oli lugu nii, et see kaklus toimus juba ennem, kui need poisid sündisid. Üks võitlus toimus ja ta ei saanud aru sellest. Jumal andis talle selgituse siin, tänu Jumalale selgituse eest. Sinu ihus on 2 hõimu, 2 erinevat suunda ja need võitlevad teineteise vastu. Seal sees toimub üks võitlus. Nüüd, kui tuli sündimine kätte, siis Piibel ütleb, et sündis esimesena Eesav, see karvane ja punane. 2 asja, mis tal oli, teda iseloomustus oli, see oliti karvane ja oli punane ja ta sai vastava nime. Eesav heebrea keeles tähendab Edom, tähendab punast. Pane oma lapsele nimeks punane. Ei ole võib-olla ilus nimi, jah.
punane sündis esimesena. Aga kui sa nüüd vaatad seda sündimise momenti, ma ei tea, ma olen ühe sündimise juures olnud. Ja need olid kõik üksikud, ei ole kaksikute juures olnud. Et kuidas see võimalik on, aga nüüd kui teate, üks tuleb välja ja teisel on käsi väljas ja ta hoiab venna kannast kinni. Eriline pilt tegelikult. Teate, miks ta hoidis venna kannast kinni? Sellepärast, et see vend võitis ühe lahingu ja see lahing oli sündimise lahing. Ehk teiste sõnadega, ta jõudis ette. Kuidagi ta jõudis ukseni ennem ja sai uksest läbi, aga vend hoidis kannast kinni. See tähendab seda, see märk oli see, okei, sünni ennem kui tahad. Aga terve elu ma hoian sul kannast kinni. Ma ei lase sind lahti. Ma ei loobu võitlemas sinuga. Et võib-olla meile Eestimaal, meie kultuuris ei ütle see meile mitte midagi. Aga tolle aja kultuuris esmalt sündimine, isegi siis, kui nad olid kaksikud, tähendas kõik. See tähendas seda, et see, kes sündis esimesena, heebrea keeles on selline huvitav sõna selle jaoks, on Behor. Behor on esmasündinu. Behor oli keegi, kes sai 100% õiguse viia edasi seda, mis ennem teda oli toimunud. Ehk siis teiste sõnadega seda rahvast, seda klanni, seda suguharu, tema oli pealik sündis. Punane ja karvane pealik sündis. Ja see oli paika pandud sellega, et Eesav jõudis ette. Jaakob tahtis ise seda positsiooni, aga ta ei saanud. Ta jäi natuke hiljaks. Kuidagi moodi vend pressis ette. Kole lugu. Aga see, kes sündis teisena, tema ei saanud õieti mitte midagi. Ta sai ka mingid purukesed natukene. Ka vanem esmasündinu, tema sai omale suurema osa isa pärandist. Ehk teiste sõnadega, ta oli sündinud valmis, tehtud valmis. Ta oli valmis liider, tema saatus oli paigas, kõik. No nii, väga tore. Aga see, mida Jumal ütles, nüüd pange tähele, mida Jumal ütles nende kahe venna kohta oli see, vanem orjab nooremat. See oli väga ebaharilik profeteering, mida Jumal ütles nende kahe poisi kohta. Väga ebatavaline. Sellist asja ei olnud kunagi, sest et vanem pani asjad paika. Vanem oli see, kes tegi asja. Ja nüüd Jumal ütleb, ei, siin on asi tagurpidi. Nüüd ma küsin ühe küsimuse. Ma arvan, et võib-olla paljudel teil on ka sama küsimus meeles. Miks pärast Jumal sai lasknud siis sündida Jaakobit esimesena? Ta oleks ju võinud seda teha, on ju? See oleks asjad korras olnud. Kõik oleks paigas olnud. Aga teate, Jumal teeb vahest asju meelega. Ta teeb asju meelega. Nüüd, kui me loeme nende poiste elus, siis me näeme seda, et nende vahel oli kogu aeg üks võitlus. Nüüd Jaakob oleks ju võinud lõpetada võitlemise, sellepärast, et ta nägi, et vend sündis esimesena, tema saatus on paigas, järelikult minu oma ka, mina olen see igavene teine, mina ei saa midagi, nagunii asi on paigas ja mis ma ikka enam jaman. Aga päris võitleja ei ütle kunagi nii. Õppis sina oma elus seda Jaakobi käest, et isegi siis, kui loomulik olukord sinu jaoks paistab nii, et rong on ära läinud, tagatuled kaugelt paistavad, siis ära ütle nii, mis ma ikka enam saan, nüüd ma löön käega, istun ja loobun. Ei, ära loobu, sellepärast, et Jumalal on sinu jaoks head asjad plaanis. Tal on sinu jaoks plaanis asjad, mida ta tahab teoks teha sinu elus ja sinu kaudu. Halleluja. Mis siis, et sa oled igavene teine? Amen. Ära loobu sellest, ära anna järele. Jaakobi võitlus selle esmasünni positsiooni pärast jätkus isegi siis, kui tal ei olnud lootust, mitte mingit lootust selle jaoks. Aga teate, nagu ma ütlesin, Jumal väga sageli, ta lasebki asjad minna teistpidi vahest. Miks? Sest et ta tahab näha, mis on meie sees. Nüüd, kui see lugu oleks läinud teistpidi, Jaakob oleks sündinud esimesena,
siis ei oleks ju mitte midagi saanudki näha. Aga nüüd Jumal tahtis näha, mida teeb selles olukorras Jaakob ja mida teeb selles olukorras Eesav. Ja kui me hakkame nüüd seda lugu edasi siit vaatama ja lugema, siis me näeme nagu seda, et see inimene, kes oli sündinud valmis tegija. Me võiksime öelda nii, et juba sündimises oli talle kõik paika pandud, kõik. No tänapäeval on ka vahest selliseid inimesi. Nende vanemad on nende tee ära rajanud. Nende vanavanemad juba võib-olla, nendel on ehitatud mingisugune finantsimpeerium või firmad või ärid või positsioon või poliitiline või mis iganes. Ta sünnib siia maailma ja tal ei olegi mitte midagi muud teha, kui ongi, kõik siin ongi ja ta lihtsalt peab need marjad lihtsalt ära noppima, kõik. Ta ei pea üldse pingutama, ta ei pea üldse võitlema. Ja vaadake, sõbrad, see oli Eesavi kõige suurem probleem, et ta ei pidanud võitlema. Vahest meie mõtleme, et meie jaoks on see suur probleem, et me peame võitlema. Ei. See on suur probleem, kui sa ei pea võitlema. Tead, mis siis juhtub, kui sa ei pea võitlema? Sa lased püksirihma lõdvaks. Paned jalad vette ja päikseprillid ette ja kokteiliklaasi kätte. Puhkus, elu on puhkus. Läheme elust läbi nii nagu kuskil rannapuhkusel. Kõik on tehtud, kõik on valmis. Ja teate mis? See kujundas Eesavis ühe sellise hoiaku, et ta ei võidelnud asjade pärast. Aga Jaakobis vastupidiselt, kes oli nii-öelda jäetud ilma kõigest, see pani teda võtma kokku ja mõtlema ja olema alati üks samm oma vennast ees. Halleluuja. No, loomulikud eelised. Me loeme Heebrea kirja 12. peatükis Eesavist midagi. Ühel päeval Eesav tuleb koju. Nüüd Eesav oli, vaatame natuke Eesavit ja Jaakobit, võrdleme neid kahte isikut. Nüüd Eesav oli naturaalne juht. Ta oli tõeline, ta oli kütt, ütleb piibel. Ta läks välja ja ta ei tulnud kunagi tagasi ilma jahisaagita. Kujutad see ette? Tal oli ainult vibu ja nooled, ei olnud mingisuguse laseriga püssi täpselt nagu tänapäeval. Ei, vibu ja nooled ja ta tuli alati tagasi jahisaagiga. Ta oli naturaalne kütt ja võitleja ja isa armastas teda. Tollel ajal see oli ülioluline. Keda armastas isa ja keda armastas ema. Suur vahe. Tänapäeval ei ole üldse oluline. Isa armastab või ema armastab, peaasi, et keegi armastab. Aga tollel ajal oli tohutu vahe ja piibel ütleb, et Eesavit armastas tema isa ja tal oli isa poolehoid ja Jaakobit isa ei pannud üldse tähelegi. Jaakob, tema kohta ütleb piibel nii, et ta oli selline ema põllepaeltest kinni hoidev, selline memmekas, kes armastas seal kulpi liigutada köögis koos naistega, natuke feminiinne tüüp isegi, noh, ma ei tea. Ja temas ei paistnud mingisugust sellist liidri tüüpi, mitte midagi ei olnud näha. Ja isa ei pööranud talle üldse tähelepanugi. Aga nüüd isa ega mitte keegi inimestest tegelikult ei näe meie sisse. Ja see, mis on meie sees, see, mis oli Eesavi ja Jaakobi sees, Jumal tahtis selle tuua välja. Ja nüüd, kujutad see ette, tuleb koju Eesav, see karvane ja punane, ja tal on kõht tühi. Ükskord ta ebaõnnestus, ta ei saanud ei jänest ega isegi rotipoega ei saanud kätte. Tuleb tühjad käed ja nälg on, hirmus nälg. Ja tema ninasse tuleb ühtäkki see Jaakobi punase leemelõhn. Tead, mis tunne on, kui sul on nälg ja sulle tuleb selline, isegi, ma ei tea, hernepudrulõhn on hea, on ju. Mis iganes. Aga ta tuleb koju ja ta läheb ja ta näeb, Jaakob keedab seda pudru. Eesav oli tegelikult võitleja tüüp. Ta oli ka võitleja tüüp. Aga kuni teatud maani. Meie probleem, sõbrad, on sageli see, et me oleme võitlejad teatud maani. Ja Eesav oli võitleja ainult kuni selle punase pudrulõhnani. Kui tal oli nälg, see oli tema nõrkus. Meie nõrkused, sõbrad, vahest on need, et me võime muudes asjades olla võitlejad. Me võime võidelda nii, et tead, päid lendab või mis iganes. Aga siis ühel hetkel me jõuame kohta, mis on meie nõrkus. Ja nüüd Jaakob teadis Eesavi nõrkust. Ja see oli see, et kui mees on näljane, siis mees on vihane.
teate naised seda? Kui mees tuleb koju ja tal on paha tuju, siis ära temaga enne räägi, anna talle süüa. Ma alustan juba meie abielupaaride väljaminekut. Peale nüüd. Ära temaga hakka rääkima sellest, et tuleks vaja ukselukke ära vahetada ja kraan tilgub, vaid anna talle ennem süüa. Ja kui ta sööb oma pudru ära, siis sa võid temale rääkida igasugustest asjadest, mida oleks vaja teha. Ja vaadake, nüüd me jõuame, sõbrad, sellesse kohta, kus Eesav oli ühes võitluse paigas oma elus. Ta tahtis süüa kangesti ja toit oli siin samas kausis. Jaakob pani talle selle kausi kuhjaga täis ja pani sinna karneeringu ka peale, rohelised tillioksad ja vend, näed siin, palun. Aga müü mulle Behori esmasünni õigus ära. Ja see tundus natuke naljakas, sellepärast, et kuidas sa selle esmasünni õiguse müüd ära? Ta ju sündis esimesena, eks ole. Et pane tähele, Jaakob, ta oli võitleja, kellel oli usku asjadesse. Ja ta teadis seda, et võib-olla see ei määra füüsiliselt mitte midagi, sest et Eesavil oli ikkagi sünnitunnistus, millel oli mõni minut varem sündimisaeg märgitud, on ju. Saad aru, märgitakse sündimisaeg. Ma ei tea, võib-olla paar minutit. Aga Jaakob uskus sellesse, et see midagi määrab vaimses maailmas ja see määras. Sest kui me nüüd jõuame Hebrea 12. peatükki, Eesav võttis selle pudrukausi ja ta sõi selle ühe hingetõmbaga ära, krooksus peale sinna ja jalutas uksest välja. Ja ta ütleb sellised sõnad, ma elan ükskord, milleks mulle see esmasünni õigus veel? No võib-olla see tundus selline mitte midagi ütlev eriti, ja täitsa õige, kas ei ole nii? Miks mulle see esmasünni õigus? Ma elan ükskord. Ja tead, kui sa elad sellise meelsusega, et ma elan ükskord, siis peaks ju panema pidu ja elama ägedalt ja võimalikult lahedad asju, võimalikult palju tegema ja võimalikult vähe nägema vaeva ja võitlema. Ja teate mis? Nüüd Jumal annab siin Hebrea 12.16 ühe hinnangu Eesavi hoiakule. Ja ta ütleb, ta hoiatab meid, sõbrad, täna, meid igat ühte täna. Ja ta ütleb nii, et keegi meist ei oleks hooraja või roojane, kes nagu Eesav ühe ainsa kõhuteie eest andis esmasünni õiguse, sest et teate, kuidas ta pärast seda küll tahtis pärida õnnistust, aga siis hüljati kui kõlvatu, sest et ta ei leidnud mahti meeleparanduseks, ehk ta küll seda silmapisaratega otsis. Nüüd vaatad, siin kasutad kaks väga tugevat sõna. Hooraja. Hooraja oli see, kes loobus lepingust. Siin kasutatakse abielu sõna. Nüüd inimene, kes loobub abielu lepingust ja läheb teisega, see on hooraja. Ja see sama tegu oli vaimses mõttes võrdne. See leping, mis oli Jumala poolt alla kirjutatud Eesavi sünnile, esmasündinu, ta loobus sellest. Roojane kasutati inimeste kohta, kes puudutas midagi, mis oli ebapüha või roojane või must või mis iganes. Ta tegi ühe teo, ta puudutas midagi keelatud ja ta sai roojaseks. Ta tegi midagi, mis oli keelatud. Ta ei tohtinud müüa, see oli püha, see oli tähtis Jumala silmis. Aga ta andis selle ära, sest et ta ei hoolinud sellest. Nüüd Jaakob oli vastupidine. Ta elas ühe sellise hoiakuga, kui ta vaatas alati, kui ta vaatas Eesavi peale, siis ta nägi, et sellel mehel on midagi, mis peaks minul olema. See oli võib-olla selline kadeduse nagu pilk isegi või selline, ta tahtis seda saada iga hinnaga. Kui palju meie tahame seda saada? Mis Jumalal on meie jaoks, sõbrad? Kui palju me seda tahame? Kui sa loed Jaakobist, kui sa näed seda, kuidas ta tahtis saada seda, ta oli valmis, ma ütleksin, astuma üle igasuguste piiride, et seda saada. Nüüd teine samm, mis me loeme Piiblis, oli see, et isa oli vana, Iisak, ja ta ilmselt tundis oma lahkumisaega ja ta kutsus Eesavi enda juurde, ütles, et mine küti mulle üks jahisaak, et mu hing sind õnnistaks ja tule sellega, tee mulle üks hea toit ja siis ma õnnistan sind. Siis on lihtsam õnnistada, on ju. Kui sa sööd mõnusat toitu kõhu täis, ma õnnistan sind, nii hea toit oli, halleluja. Ja nii juhtub. Aga nüüd pane tähele,
nagu ma ütlesin, Jaakob oli üks samm alati Eesavist ees. Ja mida ta tegi? Tema ema kuulis, et isa nüüd kavatseb seda teha. Nad tegid ühe kurja plaani, ühe pettuse plaani. Et me küsime seda küsimust, kui ma loen seda lugu alati, ma mõtlen, et nad tegid midagi, et kas see oli midagi sellist, mida Jumal tahtis väga või et me võiksime isegi küsida nii, et kas Jumal oli ka sellega nõus, mida Jaakob tegi Rebekkaga koos. Mis arvad? Mina arvan, et absoluutselt mitte. Sellepärast, et mitte üheski olukorras Jumal ei kirjuta alla pettusele, eriti oma vana ja pimeda isa petmisele, mille alatu tegu see oli tegelikult. Kohutav ju. Mõtle, sa paned omale karvad ümber kätte ja lähed sinna isa juurde. Kuule, mina olen Eesav, sinu esmasündinu. Isa katsub, on küll karvane ja hääl on küll nagu Jaakobi oma, võid seda lugu ise lugeda. Aga väljalõhn on, ta pani Eesavi riided selga, millel oli väljalõhn, mida tema armastas. Ja sõbrad, vaadake, kui Jumal oli öelnud Jaakobi kohta juba ema ihus, et vanem orjab nooremat, siis küll tema teab seda, kuidas seda teoks teha. Me vahest tahame Jumalat aidata, kas ei ole? On ju nii? Me vahest arvame, et ei, Jumal ei saa selle asjaga hakkama. See on ikka liiga raske tema jaoks. Ja siis me oma lihas üritame teha asju. Sõbrad, ärge muretsege selle üle, kuidas Jumal võiks täide viia meie elu, kuidas ta võiks meid tuua sellesse õnnistuse kohta, mis ta meie jaoks on määranud. Ta teeb seda, ta teab seda, kuidas seda teha. Amen. Ja sellega, kui me üritame teha Jaakobit nii-öelda oma elus, me toome enda ellu ainult nuhtluseid. Ja nii juhtus ka. Jaakob ja Rebekka tõid enda peale nuhtluse. Sellest hetkest peale nad ei näinud üksteist enam mitte kunagi. Mõtle, milline kohutav traagika. Nad ei näinud, sest et Jaakob pidi põgenema ja nii edasi. Ja nii et ära ürita aidata Jumalat. Jumal teab, kuidas neid asju meie elus korda teha. Nüüd järgmine moment, kui me loeme Jaakobi elust edasi, me näeme seda, kuidas Jaakob pidi põgenema oma elu eest ja ta läks oma onu juurde kaugele maale, 600-700 kilomeetri kaugusele, Haaranisse oma onu ehk siis ema venna juurde, Laabani juurde. Nüüd Jaakob oli harjunud oma elus saama asju kätte kuidagi niiviisi kõveriti. Paljud inimesed elus on samamoodi. Nad on harjunud kuidagi saama neid, kuidagi niiviisi, mitte sirget teed mööda minnes, aga kuidagi susserdades ja nii, seal mängides mängu ja nii, tead nii. Ja Jaakob oli just selline ja ta arvas, et tema on maailma meister selles, et keegi temast parem ei ole. Aga Jumal viis ta nüüd ühe teise mehe juurde, kes oli temast palju kordi parem pettuses. Ja see oli Laaban. Ja nüüd ta satub, ta näeb seda tüdrukut seal. Ta näeb seda tüdrukut seal ja Raahelit ja ta armub esimesest silmapilgust. Ma ei tea, kuidas teil noored olid, kas te ka esimesest pilgust armusite või teisest või kolmandast, ma ei tea. Aga Jaakobiga juhtus see, et nii nagu ta nägi Raahelit, süda kukkus kuskile siia alla, teate, kuidas see käib, eks ole. Ja ta tahtis teda endale saada ja ta läheb Laabani juurde ja ütleb, Laaban, ma tahaks ju tütart saada naiseks. Ja Laaban ütleb, ei ole probleemi, muidugi, aga tee 7 aastat tööd. Vaadake, tollel ajal oli pruudi hind. Tänapäeval mehed on väga lihtne saada naist omale. Lähed, räägid ilusat mesimagusat juttu, natuke võlud, natuke särad, natuke mõned lilled, mõned šokolaadid ja sa saad kätte väga kergesti kopikat eest naise. Aga nii ei käinud tollel ajal sealmaal. Oli olemas selline asi kui mõrja hind, mida sa pidid maksma. Ja nüüd see hind, mis Laaban pani Jaakobile, oli normaalne mõrja hind ehk 7 aastat teha sulasena tööd, kuna Jaakobil olid taskud tühjad. Tal isegi ei olnud patja, ta pidi panema kivi pea alla, kui ta magas seal kõrbes, kui sa loed seda lugu. Ja Laaban ütleb, ei ole probleemi, 7 aastat tee tööd minu lammastega natuke siin ja seal ja sa saad selle tüdruku kätte. Aga see läks nii kergesti. Ei läinud, Laabaniga ei läinud ükski asi kergesti, sest et ta alati pettis ja susterdas ja mängis ja ta oli Jaakob ruudus või kuubis.
ta oli palju parem meister petmise peale. Nüüd kujutad ette, 14 aastat, lõpptulemus oli see, ma teen aja pärast selle loo lühikeselt, ta pidi 14 aastat tegema tööd, et saada kätte oma armastatud naine. Nüüd peale selle naise ta sai veel ühe naise ja siis veel 2 liignaist ja tal oli terve harmada kodus lõpuks selle tulemusel. Nüüd need tunded, mis meil on, ütleme, lähedastes suhetes, need on väga pühad tunded tegelikult. Ja nüüd, kui keegi sind petab nendega, see on kohutav tunne. Kui keegi petab sind sinu armastusega, nagu Laaban teda pettis, selle mehele tahaks ära panna. Aga Jaakob oli võitleja. Ma tuletan sulle meelde seda. Ta oli võitleja, kes ei andnud alla isegi siis, kui ta sai 7 aasta töö järele petta. Ja ta ei olnud enam väga noor mees. Ta oli juba päris eakas mees. Ta teadis, et tal oli igavesti aega siin Laabani lambad karjatseda. Sellepärast, et ta peab selle naise kätte saama, muidu ta võib ennem ära surra, kui midagi juhtuda saab. Aga igal juhul, nüüd pane tähele, Jaakob võitles, see hoiak tema sees, mis oli juba tema ema ihus, mis oli tal tema vennaga, see säilis. Vaadake, meid võidakse petta ka elus, on ju? Sa võid saada petetud, ka palgaga, ka füüsiliselt, mis iganes. Aga mida sa teed, kui sa saad petta? Mõned löövad käega, kibestuvad, saavad pahaseks, solvuvad, lähevad minema, peteti. Aga mitte Jaakob, miks? Sest ta oli võitleja, ta teadis, et ta peab seal olema kuni võiduka lõpuni. Sõbrad, ükskõik kuhu olukorda Jumal sind ei paneks. Sa pead sinna jääma kuni võiduka lõpuni. Ja nüüd, kui sa loed seda lugu, see on pikk lugu, see on väga huvitav lugu, loe seda kindlasti. Täna pärast lõunal on hea tegevus. Loe seda lugu, kuidas Jaakob oli Laabani juures. Ja kuidas Jumal tõi talle tagasi kõik selle, millega ta oli petetud. Miks? Sest et ta oli võitleja. Ta oleks võinud pettuda ja jalutada 7 aasta pärast sealt minema. Oleks võinud selle teise naise ka sinna maha jätta, et ma ei taha seda tuhmide silmadega lead teada. Solvusin, sai pahaseks. Paljud inimesed teevad nii, on ju. Ja lähevad minema, aga ära jaluta ära keset võitlus välja. Ja Jaakob teadis, see on minu võitlus. See on minu võitlusväli. Ma pean siia jääma ja võitlema. Ja teate, ta lahkus sealt 20 aasta pärast võitjana. Jah, sa ütled, et kaua aega läks mööda küll. Aga mis siis? Ta läks sealt ära võitjana, ta läks suure varandusega. Jumal andis kogu Laabani suure varanduse temale. Loe ise seda lugu. Väga äge lugu. Hea lugemismaterjal. Nüüd veel üks võitlus, mida võitles Jaakob. Nüüd nad lähevad selle suure karjaga seal. Neil on mitu leeri, neil on suur perekond, vähemalt 70 inimest. Nad lähevad, neil on teenijaid, sulaseid, lambaid, kitsi, kaameleid, igasuguseid elukaid, neil on varandust, kõike palju, lähevad ära. Põgenevad ära. Ja nüüd ta jõuab ühte punkti oma elus. Ma mõtlen selle peale, et vahest me elust, me lahkume teatud olukordadest. Ja me lahkume võib-olla mitte õieti, mitte hästi. Nii nagu Jaakob oli lahkunud oma isa kojust Eesavi juures. Ta oli teda petnud 2 korral väga suurte asjadega. Ja nüüd ta oli selles olukorras, kus ta pidi temaga taas kohtuma. Vaadake, need taas kohtumised, kus sa jõuad sellesse kohta, kus sa pead jooma sellest kaevust, kuhu sa oled sülitanud. Ja Jumal toob meid sageli tagasi nendesse võitlustesse, kus me oleme ära põgenenud või pidanud põgenema. Ja nüüd ta peab kohtuma oma vennaga. Nüüd ta teadis, et tal ei ole sõjaväge. Ja ta kuuleb, keegi tuleb, toob talle teate, sinu vend on tulemas 400 relvastatud mehega. Kuidas sa tunneksid? See on jube. Ta teadis, mis teda ees ootab. Teda ootab ilmselt surm. Kõige paremal juhul kiire surm. Aga teate, ennem seda juhtub veel midagi. Ta kohtab ingliga öösel. Seal Jaboki jõe ääres. Ja seal toimub üks võitlus Jaakobil ingliga. Nüüd see on huvitav, kui sa loed seda lugu, et see natukene on seda natuke raske mõista, kas ei ole nii. Miks pärast pidi Jaakob võitlema selle Jumala ingliga või nagu mõni piiblitõlge ütleb ka Jumalaga. Et see oli keegi, kes esindas Jumalat
jah, ta oli Jumala esindaja, järelikult ta esindas Jumala tahet ja on öeldud ka mõnes kohas, et ta võitles Jumalaga. See ingel ise ütles, et sa oled võidelnud Jumalaga. Ja ta hakkab temaga maadlema, ta hoiab temast kinni. Ta ei lase teda minna. Ja ingel tahab ära minna ja ta ei lase teda ära minna. Ta hoiab temast kinni. Nüüd, miks hoidis Jaakob sellest inglist kinni? Ta ütleb niiviisi, ma ei lase sind ennem, kui sa mind ei õnnista. Ta nägi, et selle ingli käes on midagi, mis tema peaks saama. Sõbrad, kuidas me käime oma elus ümber, kui me näeme kellegi käes või kusagil midagi, mida meie peaks saama. Jaakob hoidis sellest kinni. Nüüd, mis juhtus selles võitluses? Ingel nägi, et kuule, selle mehega ei ole midagi teha. Ta ei lase mind lihtsalt lahti. Ma pean ära minema ja ma ei saa. Ja teate, mis ta teeb? Ta lööb tema puusaliigesed paigast ära. Puusaliiges on inimese elus või inimese ihus, struktuuris üks liiges, mille peale sa toetud. Kui sul puusaliiges on ära, mõnedel on siin lõigatud see ära või tehtud operatsioon, vahetatud plastmassist või mis iganes materjalist vastu. Sellepärast, et kui su puusaliiges läheb ära, lõpuks sa ei saa käia ära. Puusaliiges on, mille peale kogu sinu struktuur toetub. Ja vaadake, mida tegi ingel? Ta lõi selles võitluses Jaakobil seda kohta, mille peale tema terve oma elu oli harjunud toetuma iseenda peale, iseenda kavaluse peale. Ja nüüd ta kõnnib seal longates sealt minema sellelt võitlusest, aga võitjana, sest et ta sai selle õnnistuse kätte. Nüüd pane tähele, armas sõber, vahest meie elus on ka nii, et Jumal võtab meie elust ära need asjad, mille peale meie oleme harjunud toetuma. Mille peale meie oleme harjunud rajama ja ehitama oma elus asju, ta lööb selle paigast ära. Miks? Ta tahab, et sa toetud tema peale. Täiesti tema peale. Ja siit läheb ära Jaakob. Ta läheb ära võitjana, sellepärast, et ta on saanud kätte selle õnnistuse ja nüüd, kuni selle hetkeni ta kartis oma vennaga kokku saamist hirmsasti. Ja nüüd ta läheb longates, aga julgena ta ei karda enam kohtuda oma vennaga. Sõbrad, kui me kohtume Jumalaga, kui me saame tema käest kätte need asjad, mida me igatseme, siis me ei karda enam meie vaenlaseid, meie vastaseid, neid, kellega me peame elus kohtuma ja võitlema, me ei karda neid enam. Halleluuja! See pühkis tema elus kartus ära. Ja teate, mida see ingel ütles talle? Ta ütleb talle niiviisi, Jaakob, sa oled võidelnud inimestega ja Jumalaga ja oled võitnud. Sõbrad, milline lause? Sa oled võidelnud inimestega ja Jumalaga ja sa oled võitnud. Sõbrad, me vahest saame kätte oma õnnistused, nagu Jaakob, valu kaudu. Ta läks ära longates, sest tema puusaliiges oli valus. Ma ei tea, kuidas see on. Mul ei ole kunagi puusaliiges valu teinud. Aga see oli valus, ta pidi kepinajale toetuma. Teate, õnnistused vahest meie elus tulevad võitluste ja ka valu kaudu. Aga kui me tahame need väga saada, siis me saame need kätte. Halleluuja. Ja teate, ta ütles, sinu nimi ärgu enam olgu Jaakov. Jaakov tähendas kannast hoidja. Ehk mis oli synonüüm tolle aja ühiskonnas petisest. See oli teiste sõnadega, eesti keeles see oleks petis. Petis. Terve oma elu ta oli kuulnud seda nime. Petis, 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 petis. Petis tule siia. Petis, kas sul on matemaatika tehtud? Kole nimi. Ja nüüd Jumal ütleb, sa oled võidelnud Jumala inimestega ja sa oled võitnud ja nüüd su nimi ärgu enam olgu Jaakob Petis, vaid nüüd su nimi olgu Iisrael. Jumala vürst. Jumala vürst. Vau! Milline imeline lugu, milline imeline näide, armsad sõbrad, võitlusest meie elus. Meil elus on võitluseid. Meil kõigil on võitlused. Kui sinu ellu tuleb vaenlane ründama sind ükskõik mis asjaga, olgu see haigus. Ja, vahest on meie elus haigused. Ära anna alla, võitle sellega. Tuleta meelde Jaakobit. Jaakob võitles, ta ei anda alla, sest ta teadis, et ta peab saama kätte selle võidu. Ära anna alla, kui sa võitled haigustega. Ära anna alla, kui sa võitled elus inimestega.
Ja meil vahest tuleb võidelda inimestega. Me vahest ütleme, aga Jeesus ju ütles, et kui sind lüüakse niisi ühele poole, siis keera teine poole. Me vahest tõlgendame piibli kohti imelikult. Ma toon sulle sellise näite, et kas Jeesus ütles siis seda, et tähendab seda, et kui näiteks sa lähed tööle ja teed 6 aega tööd ja lähed palgapäeval ülemuse käest raha saama, ta ütleb, sorry, mina sulle see kuu palka ei maksa, siis sa ütled, et tore, halleluja, ega ma siin palga pärast ei olegi. Su ülemus küsib, et kuule, kas teil seal koguduses selliseid lolle veel on? Too nad kõik siia oma palkannad. Sõbrad, see ei ole mitte see, et Jumal ütleb, et las kõik lüpsavad teid ja petavad teid ja olge rahul ja õnnistatud, aamen. Ei, on elus võitlused, mis sa pead võitlema ka inimestega. Aamen. Sa pead võitlema inimestega teatud olukordades. Ja nüüd see viimane moment on see, võideldes Jumalaga. Kuidas me saame võidelda Jumalaga? See ei ole mitte see, et me võitleme Jumalaga sellepärast, et Jumal ei taha meile anda. Ja siis me vääname ta kätt nii kaua, kui tal on väga valus ja ta hakkab, okei, ma annan siis. See ei ole mitte see, sõbrad, aga Jumala tõotused on meile kätte saamiseks võitluse kaudu. Kui Iisrael läks Kaanani maale, siis nad pidid saama need kätte võitluse kaudu. Need ei toodud, seda maad ei toodud teile kandikul, siin see on, voolab mett ja piime, võtke. Ma olen kõik teinud. Ei, nad pidid minema võideldes sinna sisse. Ja samamoodi meie elus. See, mida Jumal on meile tõodanud, me peame võitlema nende pärast, et need kätte saada. Aga üks hea uudis on, sõbrad, täna. Jeesus on võitud. Jeesus on võitud. Ja teate, kui Jeesus on võitud, siis tema läbi, ütleb Piibel, meie oleme rohkem kui võitjad. Me oleme rohkem kui võitjad, see on sinu saatus. See on sulle ette määratud, sellepärast, et sa oled täna Jeesuses, Kristuses. Halleluja. See on sinu saatus ja see on võitja, aga sa pead ikka võitlema. See on paha uudis. Hea on see, et sa oled võitja. Ja teate, me lähme siit nüüd edasi. Ja me tähistame täna seda, mida Jeesus on teinud meile võidu tuues. Me murrame seda leiba ja me joome sellest karikast, mis tegelikult on meie lepingu karikas, nagu Piibel ütles. Meile, meie võiduks. Halleluja. Võib-olla ülistad, kas te saate tulla ka. Ja leiva murdmisega aitajad. Me täna murrame leiba, sellepärast, et kui Jeesus oli minemas sellesse kohta, Kolgatale, kandes seda risti. Kui Jeesus oli minemas, me ütleksime nii, et see oli inimkonna ajaloo kõige suurem võitlus. Kuulake mind veel üks kord, sõbrad. Viimane mõte võitlusest. See, mida me täna hoiame enda käes ja millest me osa võtame, on Jeesuse võitlus. Jeesuse võitlus. Jeesus ütles Peetrusele ühed huvitavad sõnad. Ta ütles, Peetrus, kas sa ei arva, et ma võiksin 12 leegioni ingli paluda isa käest praegu? Ja kõik see oleks lõpetatud, see kannatus. Tal oli see võime, aga ta ei teinud seda. Ta ei teinud seda. Miks? Sellepärast, et ta teadis, et kui ta teeb seda, siis ta on kaotaja. Ja meie oleme kaotajad. Aga ta tegi seda sinu ja minu võidu pärast. Ja sellepärast, sõbrad, me võime täna võtta selle karika ja õnnistada seda. Halleluja. Tänu sulle, isa. Tõusen püsti. Tänu sulle, isa, selle võidukarika eest. Halleluja, millest sina tõid meile võidu, Jeesus. Me täname, et see on võidu sümbol. Ja sa ütled, võtke ja jooge sellest. Võtke osa sellest. Jumal, me võtame osa täna, kui me joome sellest karikast. Me võtame osa sinu võidust. Sellepärast, et sina võitsid. Sa läksid lõpuni, sa võitsid surma. Sa võitsid haigused, needused, pimedused, patu. Kõik selle, mida Aadam kaotas. Sina võitsid. Me täname, et see on õnnistuse karikas. Me õnnistame seda leiba. Isa, ma tänan sind. Et kui viimasel öösel olid sina, Jeesus, seal ülemises toas, sa võtsid leiva ja sa murdsid. Karikat sa õnnistasid, aga leiva sa õnnistasid ja murdsid. Ja sa ütlesid, võtke kõik osa sellest. Halleluja. Me täname, et me võime täna võtta osa nendest kahest sümbolist, mis tähistavad sinu võitu ja meie võitu Jeesuse nimel.
halleluuja, tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu, et me võime võtta osa sinu võidust. Halleluuja, tänu Jeesus. Me õnnistame üksteist täna. Me täname, et me oleme rohkem kui võitjad Kristuses Jeesuses. Halleluuja, halleluuja, Isa. Ülistatud olgu sinu nimi, Jeesus. Sa oled hea ja vägev Jumal. Sa oled imeline Jumal, sa oled toonud meile võidu, Isa. Halleluuja. Kui te tulete, tulge äkki see keskele. Ja te võite tulla oma pingist välja ja võtta osa Jeesuse võidust täna. Halleluuja. Kiitus sulle, Jeesus. Halleluuja. Ülistame Jumalat sel ajal. Amen, amen, amen.